Töötuse määr on sel suvel taas tõusma hakanud. Teise kvartali lõpuks on töötuid Eestis üle 50 000. Sügisel suureneb nende hulk ekspertide hinnangul veelgi. Majandusekspert Peeter Koppeli hinnangul on töötuse määra kasv seotud eelkõige eksporditurgude ning kõrgete intressimääradega, mistõttu on hulga ettevõtteid, kelle käive on jäänud väiksemaks. Töötlev tööstus ei ole teps mitte heas olukorras ja kui me hakkame vaatama neid valdkondi, kus probleeme on, siis probleeme on sellistes valdkondades, mis on ühel või teisel viisil seotud meie peamiste ekspordipartnerite kinnisvaraturuga. Kõige keerulisem ongi seis tootmises ja ehituses, aga ka IT-sektoris. Sügise poole võib töötuse määr tõusta veel paari protsendi võrra. CV Online'i turundusjuhi Karla Oderi sõnul on näha, et ka palgasurve on inimesi tööturul ringi vaatama pannud. Kuna kulubaas on tõusnud siin viimase aasta jooksul oluliselt, siis töötajad ootavad palgalisa 15–20%. Tööandjad aga omalt poolt saavad maksta ainult 5–10%, mis omakorda tähendab seda, et need inimesed, kes on töö kaotanud, konkureerivad ka nende inimestega, kes soovivad hetkel töökohta vahetada, sest et palgaläbirääkimised on ebaõnnestunud. Lähiaastatel on ka taristu ning teedeehituse projektide maht kahekordselt vähenemas, mistõttu võib sektoris töö kaotada ligemale 2000 inimest. Eks see kõige suurem mõju ongi lähemal ajal just asfaldi ja musta katte turule. Ehk sisuliselt see tehnoloogia meie hinnangul nagu kukub lähes 70–80%. Ja kui selline kukkumine ikkagi aset leiab, siis ega tööandjatel ei jää midagi üle, kui sellele muutusele kohaneda ja see tähendab tõesti, et inimesed peavad sektorist lahkuma. Kiiret paranemist töötuse määra tõusule Koppeli hinnangul paista pole. Küll aga võib tema sõnul töötuse määra kasv mõjutada Euroopa Keskpanga otsuseid, mistõttu on põhjust arvata, et inflatsiooni ohjeldamiseks on seesugusest olukorrast kasu. Kui ma mõtlen sellele, et kas Keskpank intressitõusudega võib-olla mõtleb ka sellele, et töötus kasvab, ma arvan, et mõeldakse sellele, sellepärast, et kui töötus kasvab, kulutatakse vähem, kui kulutatakse vähem, siis lõppnõudlus väheneb, kui lõppnõudlus väheneb, siis üldiselt selline hinnatõusu surve ka väheneb. Statistikaameti andmetel on töötuse määr Eestis 6,7%.